Tere! Et hakkame oma raamatut jälle edasi lugema, kuidas ennast tervendada, kui keegi teine ei suuda sind aidata. Ja me oleme jõudnud siis teise peatükini. Ja tänase lõigu pealkiri on siis muuda oma suhteid stressiga. Kehal on uskumatu võime ennast turvata ja kaitsta ning ennast tervendada ja parandada. Konks on ainult selles, et need protsessid ei saa toimuda üheaegselt. Keha saab häälestuda täieliku tervenemise lainele alles siis, kui me vabastame selle kriisiolekust või püsivast stressiseisundist. Aga mingil juhul ei tähenda see, nagu oleksid sa tervenemiseks olema stressist täielikult vabanenud. See tähendab lihtsalt seda, et pead tegema kõik, mis võimalik, et su keha tunneks ennast piisavalt kindlana. Parim viis keha piisavaks lõõgastamiseks. Tere! Hakkasin lugema juba. Tere! Tänase pealkiri on muuda oma suhteid stressiga. Ahah. Parim viis keha piisavaks lõõgastamiseks on see, et ta saaks terveneda, on välistada võitlemise, põgenemise või paigal tardumise käitumismudel. Teisisõnu, me peame veenma kolmiksoojendi meridiaani. Näitasin eile, me lugesime ja siis see kolmik soojendi meridiaan kulgeb siis siin niimoodi, näed jah? Nii. Et peame veenma kolmiksoojendi meridiaani, et on ohutu loobuda isa-karu raevukast kaitsest. Järele proovitud meetod selle saavutamiseks on häälestumine lõõgastumise reageeringule. Selle termini võttis kasutusele Harvardi meditsiinikolledži meditsiini abiprofessor dr. Herbert Benson. Lõõgastamise reageering on füüsiline lõõgastumisseisund, milleni on võimalik jõuda näiteks jooga, energeetilise tervendamise, akupunktuuri, palvetamise, mediteerimise ja paljude muude meetodite varal. Kõik need mõjuvad võitlemise, põgenemise või paigale tardumise reageeringule vastupidiselt. Tegelikult on lõõgastumise reageering nii võimas, et sa näed selle potentsiaali sellises päris tavalises nähtuses, kus toiduallergiat põdevad inimesed kogevad puhkusel viibides sageli oma sümptomite järsku nõrgenemist või ka isegi kadumist. Seda põhjustab asjaolu, et nende kehas ei vallandu stressi reageering samal viisil nagu tavaliselt kodus. Võib-olla kahaneb paigas, kus keegi neid ei tunne, hirm iseendaks olemise ees või siis saavad nad eemale bossist, kes tekitab muidu pidevalt tunnet, et ma pole piisavalt hea või ükskõik, mis kellegi stressiallikad on. Minu tervendamisprotsess, mida sa harjutad kogu selle raamatu lugemise ajal, on tõhus, sest me kõrvaldame alati vahetult emotsionaalse tasakaalutuse põhjuse ning selle seose energiasüsteemi stressiga. Energiapsühholoogiaks nimetatakse lähenemisviisi ja kasutamine võimaldab seda. Energiapsühholoogia tähendab lihtsalt võtteid, mis mõjutavad spetsiifiliselt meie energiasüsteemi ning meie emotsioonide, mõtete, käitumise suhteid. Oma energiasüsteemile sel viisil lähenemine ja selle mõjutamine avab meile võimaluse muuta oma suhteid stressiga. See aga omakorda aitab saada terviklikuks, elurõõmsamaks versiooniks iseendast. Energiaga tegelemine annab meile vahel suhtlemiseks oma kolmiksoojendi
ehk isakaru, nagu me nimetasime, meridiaaniga ning selle nihutamiseks järsku servalt püsikindlamale pinnale. Alles siis saab keha liikuda turvamise ja kaitsmise paigast sinna, kus saab sündida võime end jõuliselt ise tervendada. Täielikuks ja põhjalikuks tervenemiseks peame muutma oma füsioloogilist stressi reageeringut. Kui sinagi seda teed, siis pole sa enam muretsemise vang, kes kardab, et stress su maha murrab. Mäletan arste, kes hoiatasid isegi siis, kui olin juba tervenenud, et stressiseisundis ähvardab mind alati suur tagasilangemise risk. Kui jääksin nohusse või grippi, pingutaksin ülemäära või sööksin suhkrut, siis haigestuksin taas, nõnda nad ütlesid. See on paljudele päris tavaline kogemus. Mind hoiatati alati heatahtlikult viisil, kuid sellest kujunes lõpuks ka mu enda isiklik uskumus ja ühtaegu stressiallikas ise, sest lõpuks tundsin ma ennast jõuetu ja abituna. Ma ei tule stressiga toime. Kui ma nohu saan, jään jälle haigeks. Tagasilangus on paratamatu. See piinas mind, kuid poleks pidanud, sest lõpuks sain selgeks, et kui oled juba kord näinud enda sisemuses vaeva ning tugevdanud oma olemust kõige sügavamal tasandil, seejuures muutnud ka oma suhteid stressiga, siis pole sa enam see habras olend, kes varem olla võisid. On oluline värskendada oma sellealaseid mentaalseid tähelepanekuid. Sa elad üle ka pisut karmimaid aegu. Sa võid terveneda ja terveks jääda ka siis, kui peaksid liiga palju pingutama, suhkrut sööma või nohusse jääma. Selleks, et olla täielikult teovõimeline ja edukas, on igati mõistlik muuta oma suhteid välismõjutustega ning nendele reageerimist, et püsiksime stabiilsena, isegi vappuval pinnal. Enesetervendamise hüve. Ära pelga, kui istud tardunud paigal, arutades, kuidas küll pääseda paigast, kuhu oled sattunud ning jõuda sinna, kus saaksid ilmutada oma tõelist mina ning sellena rahulikult ja tasakaalukalt elada. Tõenäoliselt ei toimu see suurte hüpetega, vaid tasahilju kõndides. Peagi saad lähemalt teada, et üks mõjukamaid põhjusi, miks me ennast selles maailmas turvaliselt ei tunne, on uskumus, et mitte miski pole meie enda otsustada. Iga enese tervendamise samm, mida sa rakendad, aitab seda sügavalt juurdunud tunnet tõrjuda. Sisuliselt võidab see abituse tunde. Alustanud enesetervendamist, tunnedes ennast iseenda hoole all turvaliselt, kinnitades endale üha uuesti sõnumit. Minuga saab kõik korda ning ma suudan ennast aidata. Teisisõnu, ainuüksi tõdemus, et sa võtad tervenemise iseenda kätesse, saadab kehale tugeva turvalisuse ja suutlikkuse sõnumi, mis tõrjub välja võitlemise, põgenemise või paigal tardumise reageeringu. Enesetervendamise harjutamine mõjub isetervendamisviisina. Peagi näed, et sina ise oledki võti, mis lahendab olukorra, milles oled end siiani abitult tundnud. Ainus tingimus edu saavutamiseks on see, et oma töö tuleb ära teha, isegi meditsiinile või muudele võimalustele toetudes ei saa me loobuda kogu protsessi kõige olulisemast osast. Inimesed tajuvad sageli survet valida üks või teine võimalus, läänemeditsiin või looduslik tervenemine. Tõde peitub aga selles, et pole olemas õiget ega väära teed. Peame vaid meeles pidama, et tuleb ise kõvasti panustada. Isegi need,
kes eelistavad looduslikku tervenemist, ei peaks mingil juhul tundma, nagu oleks vahetevahel arstide abi kasutamine mingisugune nurjumine. Ravimine annab meile sageli tõeliste haavade parandamiseks aega. Mis tahes tervendamisviis võib olla meile kasulik, kui me leiame võimaluse tunda, et see on meile hea. Põhiline on see, et peame muutuma keskkonnaks, kus tervenemine toimub. Me peame oma mulla puhastama ja parim viis selleks, mida ma tean, on kõnetada ennast tervikuna. Vaimu, mentaalseid mustreid, keha, füüsilist, mina, kaasa arvatud keha energeetilised mustrid ja hinge, oma tõelise mina energiat. Sissejuhatus minu tervendamismeetodi 3-osalisele lähenemisviisile. Arvatavasti mäletad eespool mainitud puu analoogiat. Põhjaliku ja jääva tervenemiseni jõuad siis, kui puhastad oma elu pinnase, et saaksid olla see, kes sa tegelikult oled. Kõik, mis aitab sul lõpuks terveneda, koondub sellesse punkti ja sellele tugineb ka minu töö. Selgitan oma lähenemisviisi tervistamisele praegu lühidalt. Teises jaos arutame seda lähemalt. Esimene osa. Alistu, nõustu ja mine kaasa. Enne tervendama asumist pead sa omaks võtma selle, milline hetkel oled. Sa pead olema suuteline vaatama ennast nagu kahjustatud lehtedega puud. Pinnast, mis vajab armastust ja leppima sellega, kus sa praegu asud. Olemine just seal, kus sa viibid ning sellega rahulikult leppima on tervendamisprotsessi vajalik osa. Tegelikult on see kogu elu vajalik osa. Tean, et see häirib sind, sest püüad ju hoopis paremaks saada, kuid on tõesti ülioluline aktsepteerida end kogu oma praeguses täbaruses. Pead õppima endale andestama, enda üle naerma ning loobuma enda kritiseerimisest igasuguste pisiasjade pärast. Just selle vajaduse tõttu oledki jõudnud sinna, kus sa hetkel oled. Sa pead õppima endasse leplikumalt suhtuma. Sa pead loobuma oma energia raiskamisest võitlemisele. Muidugi on sul lõplik eesmärk kõik endas korda seada, kuid oluline osa teekonnast on ka see, et õpiksid end paremini tundma, ka siis, kui kõik on veel endist viisi korrast ära. Alistumise kunsti tundma õppimine on vajalik, sest sellest saab sinu tervenemise alus. Alistumise kunsti tundma õppimine on vajalik, sest sellest saab sinu tervenemise alus. Siia alla käib ka energia ja mõttemustritega tegelemine. Nii saad harjutada leebet suhtumist iseendasse. Sa vajad seda oskust, sest olend, keda pidevalt halvustatakse, ei parane just eriti hästi. Sa ju tead, mis tunne on siis, kui teised sinuga nõnda käituvad. Kas mäletad kõiki neid aastaid, kui vanemate õpetajate ja teiste ütlused sind muserdasid? Sa peaksid rohkem tegema, sinust peaks midagi enamat saama. Liiguta ennast kiiremini ja sind saadab siis edu. Nüüd pead hakkama täpselt vastupidi tegema. Nüüdsest pead endasse hoopis kergemalt suhtuma. See on heaolu nõue. Ütle endale nüüd hoopis nii. Olgu pealegi, mul on selleks aega. Ma suudan lõõgastuda. Ma tulen sellega kenasti toime. Kinnitan, et see muudab sinu elu lausa võluväel. Teine osa. Tuvasta blokeeringud. Leidub mitmesuguseid asjaolusid, mis blokeerivad meie tervendamisprotsessi. Tervenemiseks peavad meie
olemuse kõik osad koos ja igaüks eraldi heaolule häälestatud olema. Ehkki see tundub ju olevat endastmõistetav, ilmutavad minu kliendid enamasti heaolule tõrksat vastuseisu. Teisisõnu, alandlikul tasandil ei ole nad iseenda tervendamisega täielikult nõus. Nõus olemine tähendab tervenemise soovi, tunnet, et vääritakse tervenemist, teadmist, et sa oled suuteline tervenema ja oled tervenemiseks valmis ning muud seesugust. Kui mõnel tasandil tõrjub osa sinust kas teadlikult või alateadlikult raskustest ülesaamist, on tunne selline, nagu roniksid vastu tuult Rainieri mäkke. Äkki oledki juba seda raskust tundnud ja nüüd tead miks. Kas ma näitan sulle selle kontseptsiooni toimimist? Oletagem, et 8. klassis just enne kooli sõnavõistlust tabas sind äkki paanikahoog ning olid kindel, et kukud läbi. Paanikahoo tõttu lubas õpetaja sul lihtsalt istuda ja võistlemise asemel klassikaaslasi jälgida. Kas mõistad nüüd, isegi palju aastaid hiljem, et osa sinust ei tahtnudki neist paanikasööstudest üle olla, sest sa mõistsid, et need kaitsevad sind? Võib-olla tunneb osa sinust kas või alateadlikult ikka veel, et sa vajad neid paanikahoogusid, sest need päästavad su hirmu äratavatest, näiteks kaaslaste mõnitustest või alandustest. Selline stsenaarium takistab sind täielikult tervenemisele häälestumast. Oma eesmärgi silmas pidamine on midagi niisugust, millele me kõik väga suurt tähelepanu pöörama peame. Tervendamisele vastupanu osutavad blokeeringud ilmnevad enamasti inimestel, kes on kogenud, et miski ei aita või et iga tervendamisvõte muudab olukorra veelgi hullemaks. Kehakeel on samuti oluline indikaator, missugustele minevikust pärit emotsionaalsetele energiatele või praegustele mustritele on vaja tähelepanu pöörata ning neist täielikult ja jäävaks tervenemiseks vabaneda. Keha sümptomid on tulvil võtmeid, sõnumeid ja ülekandeid, mis aitavad meil täpselt tuvastada, mida tuleks seesmiselt tervendada. Tervendamise oluline võti, nagu teada saad, on mõistmine, mis sind tegelikult takistab. Kui oled sellega toime tulnud, edeneb su teekond hästi. Ja 3. osa, muuda oma suhteid stressiga. Stress on omamoodi moesõna, mida kuuleme sageli pruugitavat. Pidagem siiski meeles, et stress ise polegi nii hiiglaslik probleem, nagu arvame. Hoopis sinu suhted stressiga on probleemiks. On oluline mõista ja muuta oma suhteid stressiga, mitte aga üritada kõrvaldada kõiki stressifaktoreid. Kui koged füüsilisi sümptomeid, võib kindlalt eeldada, et sinu immuunsüsteem on pärsitud ning sinu suhted stressiga on selles kindlasti süüdi. Ja kui tajud ainult emotsionaalseid raskusi, siis on veel ilmsem, et stressifaktoriga tuleb kindlasti tegeleda. Meie keha stressireaktsioonid lähtuvad järgmistest põhjustest: läbi töötamata minevikukogemused, negatiivsed uskumused, ebatervislikud emotsionaalsed mustrid ja hirm. Kõik need aspektid mõjutavad sinu suhet oma eluga ja reageerimist sellele. Kui muudad neis peamistes valdkondades oma suhteid stressi, mõjutab see oluliselt sinu elu. Väga oluliselt. Nüüd, kui oled saanud protsessist ülevaate, on aeg liikuda ning alustada harjutamist. Ja järgmises jaos me teemegi seda. Nii et nüüd tuleb nagu teine jagu
ja ma jääksin praegu selle peale nagu pidama, järele proovitud tervendamisprotsess, et seda ma loeksin juba homme. Et ma panen praegu salvestuse kinni.